no see Rootsi piirangut iseenesest mõistan, aga see vanglaga jäädamine, see on küll nüüd üle igasuguse võlli. See on täiesti inimsuse vastane. Ja tegelikult neid paanikaks ikkagi põhjust ei ole, ma läksingi esimesena kohe laste surmade juurde, ja neid ei ole. Aga no vähemalt neid ei ole ja paanika on tegelikult põhjendamatu. Nende enda kuradi hooldekodude avamine maksab kätte ja nad türa tulevad ahistama noori, kes tahavad tänaval kambas liikuda. Vangi ähvarduse. No intensiivi on kukkunud 74 inimest, nendest 26 on naisterahvad ja 48 meesterahvad, nii et ikka see meeste ülekaal on olemas. Surma on nüüd 36 pluss 25 on palju, 77 vist, kui ma nüüd ei eksi. Ja nüüd ma olen intensiivravis nooremates pihta. Nooremates pihta, kuskil nii 30-aastas pihta. No, et seda parempoolne on täna, need on juhtumid arvan lappes, seda ma tean, aga et lapsi ei ole surnud. Intensiivi ka ei ole kukkunud, mida ma arvasin, näed, ei ole. Ja ei ole ka teisväli, ja nemad tõmblevad raisknud ma sellele Stefan Löhlile laseks ka saasud kuulikerre. No 20-ndates on jah 2. No intensiivi juurde. 30-ndates on ka 2. Noh, muret tekitab, aga ei midagi hullust, et nende päälemisprotsent on hull. Siis surmad 1 ei ole 20-ndates, ei ole nad 30-ndad ka ei ole. Nii et neil enda oma kuradi raugamajandusega seal. Seal ka meil politsei riigis peab minema. Siis nende raugamajanduse pärast ei saa põgeneda. Ja mul on tekkinud tõsine viha vanade vastu, et nendest on rohkem tüli kui kasu. Põuedega inimeste kohta ma nii ei arva. Nood ka üldiselt ei nõua erikohtlemist ja kapriisid see. Noh, reanimatsiooni pool on jah kuule, aga need ikka enamus pääsevad ära üle palju. Okei, nüüd lähme reanimatsiooni juurde. Nii 40-ndates oi, siin on tõesti palju. 40-ndates on nüüd reanimatsiooni kukkunud 11 inimest. Tõenäoliselt enamik on meesterahvad. Nii 50-ndates on ka palju, väga palju. Need on küll nüüd 3 päeva andmed. See on 17. 60-ndates on 21. 70-ndates. No see on loogiline, et siin on 23. Nii, 23. No intensiivis täiskasvanud pool on natuke kole, aga lapsi ikkagi ei ole, mida ma kahtsime kõige rohkem. Nii, 80-ndates on 8. Intensiivi kukkunud. Ja kas neid 90-ndates on või? Ei ole. Surmarealt siis nagu ma sapsides vaatasin noori, väga noori, ikkagi minuealisi või nooremaid ei ole. 40-ndates ka ei ole. Piske perse oma vangla ähvarduse. Putsi saadan selle peale. Ma mõtlesin, et teil on noorte mass suremine seal.
50-ndates minu meelest ka ei ole. Ja ei olegi. Kuradi perse nahad niisugused on. Ja selle ma panen näbita praegu YouTube'i. Reetmised, parannäss. Enda pole noode surmagi olemas. Nii 60-ndates ma katsun nüüd vaadata ratsionaalselt. No 3, no see on nüüd nii, no ei ole ka midagi erilist nii suure rahva kohta. Ja kõige nooremad on 60-ndates, ei erine, ei olnud vaja tõmmelda. Nii, 70-ndates lähevad arvud suuremaks. Aga see on 14, ei ole ka tea, mis sulle nüüd kõige suurem lahkam, ilmselt on need 80-ndad. Ja nende hulgas on tõesti 30, ei ole vist 30, 20, jah, 27. Noh, millest me räägime? Nii, ja 90 pluss on nüüd kõik, noh, see on kõik see vanadekodu teema, on 17. Jah, 17. Jah. Nii et Rootsi ja surma need sooline jaotus tuleb üle vaadata ja siin on nüüd küll päris jõhkrad näha, et nendest on ka 32 on naisterahvad ja meesterahvaid on 29 on mehed. Nii et Rootsi pisku munni endale see raisk, et neil ei ole tegelikult põhjus paanitseda. Jah, on mõned 30-40 aastased intensiivis, no 40-sed oli natuke rohkem, kui muidu võib-olla peaks, aga no mõtle, mis juhtumid arv ka on, need tühjad case'id on ikkagi enamus. Ja selle eest näidan piika Peetritele. Nii et ka see kuradi Stefan Löfven läheb nende 3 kuu, või selle presidendi hulka, kelle vastu ma ei kahtle kasutada moslemit džihadiste, kas nakatamiseks või teadagi milleks. Ma oleks rahul, kui see juhtub. Ma ei poolda mitte kunagi purgude, kirikute ja muu süütura, kui tahate hävitada selline võim, mis rikub inimõigusi. Alusetult, ebaproportsionaalselt. Ma vaenan Euroopas eriti 2 või 3 õigemini juhti. Merkel jääb välja. Merkel läks inimlikemate piirangute teed ja saab vabalt kõndida vähemalt tänaval.